oled jõudnud Võlusopi kanalile. Täna räägin ma sulle loo sellest, kui on liiga põnev, et pooleli jätta. 30. lugu, miks Runo sõna ei kuula. Ühel pärastlõunal istus Runo oma onni juures ja nokitses uut leiutist. See oli tema arvates geniaalne, teiste arvates veel selgumisel. Lumi ja Siira olid lähemale tulnud. Mis see siis teeb? Küsis Siira. Runo lükkas prillid nina juurele. See on seemneseikleja 3000. Ja mida see siis teeb? Paiskab seemneid täpselt sinna, kuhu vaja. Lumi vaatas masina küljes rippuvaid asju. Eriti meeldis talle vana lusikas. Kas see teeb seda ka päriselt? Loodetavasti. See ei kõlanud eriti teaduslikult, ütles Lumi. Teaduses peabki vahel lootma ka, vastas Runo tähtsalt. Lumi vaatas taevasse. Runo, hakkame koju minema. Kohe. Runo ei tõstnud pilkugi. Ta keeras kruvi. Ta koputas mutrile. Kuulas midagi masina sees. Runo, ütles Siira natuke hiljem. Päriselt hakkab sadama. Kohe. Siira naeris. Runo kohe tähendab tavaliselt umbes 3 sajandi pärast. Ei tähenda. Tähendab küll. Frederik, särav sinine liblikas, hõljus tamme oksal ja jälgis toimuvat. Vahel on pooleli olevad asjad väga kleepuvad. Täpselt, hüüdis Runo. Lõpuks keegi mõistab mind. Lumi ja Siira vaatasid teine teisele otsa. Runo, me läheme nüüd. Kohe. Sa ütlesid seda juba 5 korda. 3, parandas Runo. Ma pean täpsust tähtsaks. Siira pööritas silmi. Lumi ohkas. Runo, ma ei palu sul lõpetada, ma palun sul tulla. Ainult 1 katse veel. Frederik vaatas korraks Lumit, siis Siirat ja pilgutas neile vaevu märgatavalt silma. Lumi sai kohe aru. Olgu. Olgu, imestas Runo. Olgu, kordas Lumi. Me läheme siis ees. Siira muigas. Näeme kodus, professor, kohe. Ja nad hakkasid minema. Runo vaatas neile korraks järele. Tal oli korraks tunne, et äkki peaks siiski kaasa minema. Aga siis vaatas ta oma leiutist. 1 vedru oli veel paigast ära. 1 hoob tahtis sättimist. 1 viimane katse, ainult 1. Ta keeras mutrit. Kohe tulen, pomises ta iseendale. Mõni minut hiljem kostis esimene kõuemürin. Runo tõstis pea. Oo. Teine mürin natuke lähemal. Oo. 3. mürin ja siis avanes taevast, nagu keegi oleks suure ämbri ümber ajanud. Vihma hakkas kallama, kohe päriselt kallama, mitte tibutama, mitte sabistama. Kallama.
Runo jättis oma leiutise ja pistis jooksu. Prillidele kogunes nii palju piisku, et ta nägi välja nagu akvaarium. See ei olnud minu plaan, hüüdis ta vihmale. Vihm ei vastanud. Vihm oli väga hõivatud sadamisega. Runo märkas eemal 3 kuju. Need tulid talle vastu. Lumi, Siira ja Frederik. Lumil oli vihmavari, Siiral oli teine ja üks ka veel käe otsas. Frederik istus Siira õlal nagu väike sinine latern. Runo jõudis nende juurde. Mida teie siin teete? Tulime sulle vastu, ütles Lumi. Miks? Sest vihma sajab. Seda ma märkasin. Siira ulatas talle vihmavarju. Me arvasime, et sa jääd siia. Runo vaatas neid natuke kohmetult. Aga ma ei kuulanud ju sõna. Ei kuulanud, nõustus Siira. Ja vahel ei kuula mina ja vahel ei jäta me sind sellepärast üksi, ütles Lumi. Mõnda aega kõndisid nad vaikides. Vihm ainult trummeldas vihmavarjudel. Vihmaussid pistsid mulla seest pead välja. Lõpuks küsis Runo. Kas te ei ole pahased? Ennem natuke olin, tunnistas Lumi. Mina ka, ütles Siira. Aga rohkem olin mures. Runo vaatas porist rada. See mõte jäi temaga kaasa. Vahel ei kutsuta sind sellepärast, et sind käsutada. Vahel sind kutsutakse sellepärast, et sinust hoolitakse. Kui nad tamme juurde tagasi jõudsid, oli vihm juba peaaegu läbi. Runo peatus. Nüüd ma tahan siiski proovida. Mida? Küsis Siira. Masinat. Seemneseikleja 3000. Praegu. Äkki ikkagi ei peaks, vihm tegi masina märjaks. Aga ma tahaks, ütles Runo. Runo, ma arvan ka, et äkki ikka ei ole tark mõte, ütles Lumi. Runo vaatas oma sõpru, mõtles ja siis keeras oma masina üles. Vedru tõmbus pingule ja Runo kõhatas tähtsalt. Teaduse nimel, kordas Frederik ja läks Siira pea taha peitu. Runo vajutas nuppu. Alguses ei juhtunud midagi. Siis kostis väike plõks, siis suurem plõks ja siis põrplõks. Masin paiskas seemneid igasse ilmakaarde. Neid lendas puu otsa, põõsastesse, sambla sisse. Üks seeme maandus Siira patsi otsa, teine Lumi kapuutsile, 3. jäi Frederikule tiiva külge. Aga kõige rohkem seemneid lendas Runo enda peale, sest tema riided olid vihmast märjad ja seemned kleepusid sinna, nagu oleksid just seda oodanud. Runo, ütles Siira. Jah, sa näed välja nagu kõndiv seemnepaber. Runo vaatas oma varrukaid. Need olid seemneid täis. Seljakott oli seemneid täis, püksid olid seemneid täis. Isegi üks kõrv oli seemneid täis. Ta vaatas suurte silmadega ja küsis, mis asi on seemnepaber? See on riba paberit, kus on seemned sees. Sedasi saab seemneid külvata, selgitas Lumi. Runo vaatas ikka suurte silmadega. Frederik naeris pehmelt. Tegelikult on see päris huvitav. Mis? Paljud seemned
reisivadki niimoodi. Kuidas? Mõni seeme lendab tuulega. Runo vaatas oma varrukale jäänud seemet. Ja mõni jääb looma külge kinni. Ja Frederik naeratas. Ja mõni jõuab kohale tänu sõpradele. Runo vaatas Luumit, siis Siiret. Palju õnne, Runo. Mille puhul? Sa oled nüüd ametlik seemnetransport. Kõik puhkesid naerma, isegi Runo. Ta noppis ühe seemne oma varrukalt, siis vaatas jälle sõpru. Teate, mida? Ma kuulsin küll, mida te ütlesite. Ma tean. Siis miks sa ei kuulanud? Küsis Siira. Runo mõtles. Ma ei tahtnud pooleli jätta. Järgmine kord, kui te ütlete, et on aeg minna, siis ma vähemalt mõtlen sellele enne, kui ütlen kohe. See on juba areng, ütles Siira. Suur areng, lisas Luumi. Ja kui mõni seeme täna uues kohas kasvama hakkab, siis võib-olla juhtus sellest seiklusest midagi head ka. Runo vaatas enda küljes rippuvaid seemneid. Loodan ainult, et minust liikuv lillepeenar ei saa. Kui saab, ütles Siira, siis ma kastan sind. Ja nii õppisid Võlusopi lapsed täna, et vahel on sõna kuulamine palju tähtsam, kui esialgu tundub. Mõnikord aitab see vältida suurt segadust. Mõnikord aitab see hoida sind kuivana. Nagu väike seeme jõuab kaugele tänu sellele, et keegi teda kaasa kannab, jõuame meiegi sageli kaugemale koos kui üksi. Vot